Tere, mina olen Christopher Sven Kliimand, ma olen 20-aastane, ma olen Tartu Ülikooli 3. kursuse juuratudeng ja ka MK tennise lastetreener. Tennist olen mänginud üle 15 aasta ja üleüldiselt teen ka väga palju sporti igapäevaselt. Sporti teges siis pidin alati ikkagi läätset panema, see võttis omajagu aega. Mõnikord ei saanud neid hästi silma, mõnikord läksid pahupidi silma, et see oli suhteliselt selline pikk ja vaevaline protsess ja suhteliselt tüütavaks muutus ka ajapikku. Ja täpselt siis näiteks siuke olukord, et olin Käärikul lastelaagris ja siis päeva lõpus läksin ujuma ja läksin ise ujuma, aga olin nii nagu siuke ähmi täis ja ei pannud nagu tähelegi, et ma hüppasin vette prillid ees. Et isegi üldse ei mõelnud ja kui välja tulin, siis sain alles aru, kui ma hakkasin prille otsima, et mul ei olnudki enam prille. Need olid Käärika järve põhjas. Et oligi, et pärast üritasime sõpradega või lastega pilti tagasi kokku panna, aga kokkuvõttes oligi see, et ma olin nii ära erinud juba prillide olekuga, et ma ei pannud isegi tähele, et ma nendega ujuma lähen. Ja siis järgmised 6 aega, kuna ma olin suhteliselt laisk nende uute prillide soetamisel, siis järgmised 6 aega käisin ma ringi päikseprillidega. Vahet ole, kas oli päikseline ilm, pime öösel autoga sõites, vahet ole kuidas, kas vihma sadas või mitte. Mina käisin päikseprillidega nagu lollakas kogu aeg ringi, nii et jah, see oli selline suhteliselt naljakas kuu ja inimesed vaatasid päris palju viltu mu peale too periood. Refocus soovitas mulle mu sõber, sest seal on parim tehnoloogia Eestis. Samuti, et seal on väga kiired paranemisvõimalused, et juba näiteks järgmine päev on mul võimalik minna anda lastetrenne või minna teha ise sporti. Ja otsustasin, et lähen siis uuringutele Tartusse Refocuse keskus Laial tänaval. Alguses käisin taaskord uuringutel, et kontrolliti üle, et kas mu silm on samas seisus, mis ta on varasemalt olnud, et kas üldse saab operatsiooni teha. Arstid andsid rohelise tule, soovitasid veel natuke mõelda, aga kuna ma olin juba välja mõelnud, et ma tahan seda operatsiooni, siis ma panin seal samas kohe endale operatsiooni aja. Umbes nädal-poolteist hiljem läksin operatsioonile, siis operatsioon toimus Tallinnas. Enne operatsiooni käisin veel kiirelt üle mõned uuringud, kontrolliti veel viimast kord üle, et kas mul on silmadega kõik endiselt samamoodi. Siis pandi mind riidesse, operatsiooni riietesse. Operatsioon ise oli väga kiire, isegi ei saanud aru, kuna see algas või kuna lõppes. See tõesti kestis 10-15 minutit, minu meelest kauem see küll ei kestnud. Valu ei olnud. Võib-olla kerge ebamugavustunne, sest mingi siuke iminapp mulle silma pandi ja laseriga silma lasti, et ebamugavustunne oli olemas, aga ega millegi üle ma kurta tõesti ei saanud. Nagu ma ütlesin, läks väga kiiresti. Juba kui operatsioon läbi oli, siis arstide abil suunati mind puhkeruumi, kus oli väga mõnus diivan oli seal, kus oli uni tuli hea, ütleme nii. Iga natukese aja tagant käisid arstid ja panid mulle silmatilkasid ja umbes 1,5–2 tunni pärast lubati mind koju. Sõitsime siis autoga tagasi, isa aitas meid transpordiga ja sõitsime tagasi Tartusse. Ees pidid mul olema küll päikeseprillid, aga kui ma ausalt ütlen, siis juba oli näha samal õhtul, et juba näen asju, mida ma polnud varem näinud, igasuguseid maantee peal silte või Selveri kirja ja nii edasi. Ja esimestel päevadel pidi päris intensiivselt neid tilkasid panema iga poole või tunni tagant. Järgmise päeva hommikul läksin juba kohe uuesti arsti juurde, siis juba Tartus, kus mulle öeldi, et silm on juba väga hästi paranenud, isegi võib-olla üle ootust hästi, et olin juba saavutanud päris kõrge nägemisulatuse. Seda ma tundsin ise ka, et järgmisel päeval oli juba praktiliselt võis öelda, et tavaelu rütmis. Läksin, andsin ka pärastlõunal 3 lastetrenni ilma igasuguste probleemideta. Üleüldse miski ei seganud. Mis veel natuke häirisid, oli see, et arvutiekraane ei saanud pikalt vaadata
ja kui pildid arvutiekraanil või telekas liikusid kiiresti, siis väsisid silmad päris ruttu ära. Samuti ka veel näiteks autotuled, kuna nad on suhteliselt sellised erksad tuled, siis see ka natuke häiris. Kõik muu, kui suudad ilma teleka või arvutit olla päeva 1,5–2, siis ei ole mitte mingisugust probleemi ka järgmine päev töö ja kooliga näiteks jätkata. Nädal pärast operatsiooni läksin uuesti arsti juurde. Selleks ajaks oli mul kõik silma nägemine oli juba, ma ütleks, et minu jaoks oli kõik juba väga hea. Olin mitu trenni teinud, nii tennis kui korvpalli. Silmatilkasid pidin hakkama natukene harvemini panema, aga siiski see ei häirinud enam üldse minu igapäevaelu. Ja samuti kinnitas ka arst, et silma nägemisvajadus oli veelgi paranenud ja praktiliselt oli juba täielik paranemine oli juba toimunud. Päris palju naljakaid juhtumeid oli seoses selle operatsiooniga. Näiteks mõned laste lapsevanemad kõndisid minust tennisaalis lihtsalt mööda, ilma et nad oleks aru saanudki, et see mina olin. Kuigi ma olin nende last juba pea 2 aastat treeninud, aga kuna nad olid nii harjunud minuga kui prillidega, siis nad lihtsalt ei tundnud mind ära. Lisaks oli veel niisugune naljakas lugu 5–6-aastase lapsega, kes minu juuresolekul rääkis oma emale, et kas sa mäletad seda treenerit, kes meil laagris trenni andis, see prillidega poiss. Siis hakkasime mõlemad emaga naerma, et jaa, mäletame muidugi, ta seisab siin samas su ees. Siis laps oli väga üllatunud ja imestunud näoga, et kas tõesti seesama poiss ongi see, kes mulle trenni andis. Siis läks natuke aega ja siis suure imestunud näoga ta sai aru, et tõesti, et see oli mina. Eelkõige soovitan seda inimestele, kes on samamoodi sportliku eluviisiga, kellel on igapäevaselt tihedad kohustused, et nagu ma ütlesin, siis et mina pidin puuduma ainult 1 päevast koolist ja tööst. Järgmisel päeval olin juba tagasi tavaelu rütmis. Ma arvan, et see tuleb kõikidele aktiivse eluviisiga inimestele väga kasuks, sest mina ütlen ausalt, et mina naudin oma igapäeva palju rohkem. Trenni minnes ei võta enam aega läätseda silmapanek ja samamoodi ära tulles. Lihtsalt lähed ja hakkad ennast nautima.